senikaua, kuni ma räägin, siis saavadki kõik leida endale sobiva koha ja ega ma pikalt ka ei kõnele, sest et ma usun, et täna on kindlasti palju põnevamatki. Tahtsin kõigepealt lihtsalt väljendada oma väga suurt rõõmu, et kultuuripäev on taas meie iga-aastases kavas, sest et ma olen täiesti seda usku, et kui on juba nii palju inimesi üle mitme aasta kogunenud siia saali selleks, et rääkida Vormsi oma inimestega, oma naabritega, meie enda juurtest ja sellest, mis meid siin saare peal ühendab, siis on üsna tõenäoline, et järgmine aasta koguneme jälle ja leiame sobiliku teema. Sellele aastale valitud teema, kultuuriuurijad, detektiivid, on minu meelest ka väga oluline ja võib-olla see ongi väga hea teema nüüd üle mitme aasta jälle kultuuriteemade juurde tagasi tulla. Igat uurijat, igat detektiivi tegelikult kannustab tagant huvi millegi vastu. Ja kõik me ju teame, et huvi on ju midagi, mis on lõpuks aluseks armastusele. Nii et mida rohkem me huvi tunneme, seda enam me tõenäoliselt leiame üles selle, mida me väärtuslikuks peame ja mida me hoida tahame. Lõpuks on see kultuur ju igal pool meie ümber ja eks igaüks näeb seda võib-olla erinevat moodi, aga kui me kõik need killukesed kokku paneme, siis tõenäoliselt tunnemegi ära selle, et mis on see, mis meid ühendab ja mida me kalliks peame. Vormsi puhul on kultuuri uurimine, ma arvan, eriti oluline, sest meil on ju siin saare peal väga palju inimesi, kellel võib-olla otseselt, kelle juured ei ole Vormsi saarega seotud ja ei ole seotud nende traditsioonide ja kommetega. Me ei ole saanud võib-olla paljud kaasa oma peredest või lapsepõlvest ja seda enam on oluline, et me tunneme ise huvi ja õpime tundma seda, et miks on metsarajad tehtud just sinna, kus nad on või miks traditsioonilised kodud ehitati üht või teistmoodi. Ja veel korra viimaseks, et tulla tagasi selle aasta teema juurde, kultuuriuurijad, detektiivid. Mul on teile kingitus kõigile kultuuriuurijatele. Nimelt mõni aeg tagasi üks minu hea tuttav andis märku, et kuule, et Saksamahes antikvariaadis müüakse ühte Vormsi teemalist nagu graafikalehte ja et äkki sul on huvi. Ega ma selles mõttes, et mina väga suur kultuuriuurija pole olnud, ma olen pigem nagu see, et igaks juhuks ostan siis ära. Tellisin selle ja see on selline väga põnev leht. Selle nimi on siis Vormsi pulmarung. Siin on üks pilt ja siin on veel ka mõned lehed saksakeelset vanaskirjas teksti. Ja mina annaksin selle lehe edasi siis kultuuriuurijatele, muuseumile ja ma loodan, et muuseum kaasab kõiki teisi, kellel vähegi võiks siis olla põnevust, mingid vihjeid, kes saaksid siit edasi vaadata, sest tegelikult, kui me ka eile vaatasime seda joonist, siis siin on väga palju kahtlast. Et siin on väga palju selliseid asju, mida me seostame ära, et see võib olla Vormsit, aga siis vaatad, et kirik torniga, see ei ole nagu meie kirik ja kõike muud. Aga siin taustaks võib olla väga palju, sest et me tegelikult ei tea seda, et kas oli kunagi keegi kunstnik, kes teksti järgi lihtsalt illustreeris või oli kunagi keegi, kes joonistas selle järgi, et tema naaber tuli mõnelt rännuteelt või võib-olla ei ole see tegemist üldsegi Vormsiga, vaid keegi lihtsalt pani sellele nimeks, siis, et Vormsi pulmarang. Nii et kas keegi muuseumist, Marju, näiteks, annan sulle üle ja vaadake siis, mis te sellega teete ja olge head, andke teada pärast ka, et mis te siit leidsite. Ja, aitäh. Ja kui pärast ei teki võimalust, siis ma tahaksin väga-väga tänada kõiki neid inimesi, kes selle aasta kultuuripäeva korraldamise enda peale võtsid. Kristinat, et ta ütles, et jah, mina olen valmis olema see, kes kõiki kohale kutsub. Angelat, kes on väga palju tegelenud korraldusliku poolega.
ja kõiki teisi, kelle nimesid ma praegu ei hakka nimetama, aga keda on palju. Jäägu see kultuuripäev selliseks, mida korraldavadki inimesed ise ja jätku teda pikaks. Et ilusat päeva!